tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Mul on nii hea meel, sest et mulle väga meeldib, kui mulle tulevad külalised siia üle Eesti ja suisa Lõuna-Eestist. Nii, ütelge nüüd ise, kust te olete tulnud? Me oleme tulnud Tsirgulina koolist. Me oleme tulnud Valgamaalt. Kus see Tsirgulina asub seal, kui te niimoodi manaks kaardile, Eesti kaardile seal? Kas ta on Valgast veel kaugemal? Ei, ta on Valgast nagu natuke lähemal Tallinnale. Natuke lähemal ikkagi. 15 kilomeetrit umbes. Umbes 15 kilomeetrit, aga täitsa ikkagi tegelikult piiri lähedal seal. Jaa. Kui tore. Nii, aga me anname pildiga siis nüüd koolist. Tsirgulina kool. Nii. Meil on põhikool. Meie koolis on väga vähe õpilasi. Teiste koolide mõistes meil on umbes 110, 113 selle vahes õpilasi. Aga meil on väga tore seal. Seda on rõõm kuulda. Ja. Meil on suhteliselt kaasaegne kool ja õpetajad on ka kaasaegsed, nii et me oleme väga tänulikud selle võimaluse eest jätkata seal koolis. Väga äge, Jana. Mis tööd sa seal teed? Ma olen arvutiõpetusõpetaja ja õpiabiõpetaja lastele. Ja siis need tööd nagu sobituvad tore tegevusega ka hästi kokku. Kui tore! Selles mõttes, et ma tegelikult väga palju ei tea just arvutiõpetuse õpetajatest, tore juhendajaid. Aga ma tean, et meil on juhendajaid väga, et see ei ole kinni ametis, vaid see on tegelikult hoopis isiksusega seotud asjad, et kuidas see minuga klapib, minu toimimisviisiga, minu meetoditega ja nii edasi. Aga Vapu, sina, kuidas sina selle kooliga seotud oled? Mina olen käsitöö ja kunstiõpetuse õpetaja. Hoopis niimoodi? Jah. Kui palju teil neid on? Jällegi neid on olnud, aga ma seda sinu kohta tõesti ei teadnud ka, jah. Aitäh! Saime tuttavaks. Nende ägedate uudised, ma tean teid nagu ju päris juba 4 aastat umbes, eks ju. Aga jah, et ma ei ole kunagi uurinud, et mis te muidu teete. Ja siin teiste nähes on igasuguseid asju kõige põnevam uurida. No uurime siis edasi. Ja mul on nii põnev, ma tahan teada, mismoodi te nüüd, te olete selles mõttes ägedad praegu, et teil õnnestus käia ära aprilli alguses tore supervisioonil. Ja teie jaoks oli see täiesti esimene kord. Absoluutselt. Nii, kerime nüüd natuke ettepoole, et kõigepealt alustaks sellest, miks te üldse otsustasite nüüd siis minna sinna? Tegelikult asi oli sedapidi, et Vapu leidis informatsiooni, sai kätte ja tuli mulle rääkima. Jäi natukene mõtlemise aega. Ma saan nagu endast rääkida ainult nii palju, et see supervisioon on minu jaoks olnud alati küsimus omaette, et mida see endast tegelikult kujutab, mis asi see on, kas see on mulle endale kasulik, vajalik. Ja siis saimegi Vapuga nii kaugele, et paneme kirja, vaatame ära, tuleme kohale, no mis on, aga oli. Nii, oota, enne kui sa räägid, mis oli. Rohkem ei räägi. Ma tahaksin teada, Vapu, kui sina selle info leidsid, et mis sind seal kõnetas, miks sa hakkasid seda üldse pakkuma välja ja mis sõnumiga sa läksid Jana juurde siis? Meie maakonnast on paljud teised juhendajad ka käinud supervisioonil ja nemad on alati väga kiitnud ja väga rahul olevad olnud pärast seda. Ja sellepärast see tekitas huvi ja võib-olla see ajahetk on ka praegu selline keeruline, et tundus, et see on see asi, mis kuluks ära. Et seal olid sellised sõnastused, mis aitasid sul mõelda, et see võib tuua lahendusi. Jah. Okei. No ja kuidas oli siis? Nüüd ma tahan näha õnnelikke inimesi. Ja väga tore oli, et see tõdemus, et päris kõik vaata ei sõltu nagu ainult sinust endast. Sa pead oskama ka ennast välja lülitada kõrvaltegevustest, aga samas sa pead oskama ka abi paluda. See enesesse vaatamise tõik, see mõte, et
kõige alus olen ma ikkagi ise. See on nagu super selline teadmine kuklas, et nii on ja sa teed ja ma sain selle nagu endale kätte siin, et ma ajangi õiget asja, ma teengi õigel moel, aga mingisugused tööriistad tulid siit juurde veel, mis ma ei ütle. Sa oskad nii ilusasti sellest rääkida, sest ma ise osalesin ka seal, aga nii, Vapu, kuidas sinul? No mul on samad mõtted nagu Jaanalgi, aga see oli selline, kuidas ma ütlen siis, võib-olla selline sisemise rahu leidmise koht, et see annab kindlasti ainest järelemõtlemiseks, aga praegu on selline väga hea tunne endal iseenda sees. Ma olen hästi tänulik, et tegelikult see toimus, et me siin olime ja saime neid teadmisi, et kui alguses oligi väike kõhklus ja võib-olla selline mõte, et nii palju muud tegemist on ja et kas seekord ikka läheb, et ma olen väga õnnelik, et ma siin käisin. Raske on tegelikult rajalt maha astuda korraks. Just. Kuigi seda on kogu aeg hästi vaja, aga lükkad edasi ja nüüd te seekord astusite maha ja te olete tõesti, te kohe nagu pakatate ja õitsete siin ja olete tõesti tänulikud ja rahul. Jah, ja õnnelik inimene teeb oma tööd ka nagu rõõmsamalt, õnnelikumalt. Kindlasti. Ja tema ümber on ka inimesed õnnelikud. Äge, et teie direktor siis teid ära lasi niimoodi tähtsate kohtade pealt koolis. Ja meil on hästi mõistav juhtkond koolis ja tore tegevus on ikkagi päris selline aktsepteeritav, et ikka lubatakse koolitama. Ma arvan, et kui me ise oleme rahul ja õnnelikud, siis on lapsed ka rahul ja õnnelikud. Ja oma teadmisi saame jagada. Kokku puutuvad, jah. Kuidas teil Turega siis läheb, kui te juba ise selle sisse tõite, et kooli juhtkond seda väga toetab? Kuidas teil läheb seal? Mis te praegu teete seal Tore ringis? Mis seis on? On küll. Meil on 2 ringitundi on antud õppe nagu päeva kasutusse ja siis meil on nooremad õpilased, kes on 4.–6. klassini ja vanemad, kes on 7.–9. klassini. Et Vapu räägib gruppidest, võib-olla natuke selgitab sulle. Jah, need suured lapsed on meil ikka juba tükk aega, mitu aastat olnud ja nad on suvekoolis käinud ja nemad nagu väga, kuidas ma ütlen, siis tulevad meiega kaasa, õieti nad lausa tõmbavad meidki kaasa, et me ei peagi väga pingutama. Et neil on nii palju mõtteid ja teeme seda ja lähme sinna ja et hästi vahvad. Noorematega on nüüd natuke keerulisem, et neid tuleb ikkagi natuke utsitada, et nad tuleksid sinna, nemad võib-olla ei saa veel aru sellest sellisest iseendasse vaatamise vajalikkusest aga nad tulevad oma muredega küll. Et kui kellelgi on mure, et siis nad räägivad sellest ja siis me saame seda arutada. Et nad on ikkagi ka tegelikult ju teekonna alguses, nagu ma aru saan, et kui nüüd vanemate puhul te juba näete neid õnnelikke ja aktiivseid ja kaasavaid ja väge täis ja enesekindlaid noori, siis praegu, eks ju, nendest kasvab samamoodi ilmselt. Jah, me loodamegi, sellepärast me võtsimegi selle noorema rühma, et järelkasvu kasvatada. Ja eeskujuks suurematele või vaadates suuremaid õpilasi, nad ju genereerivad ka samamoodi juba nagu mõtteid, mida nad tahaksid teha, kas me teeme seda ööbimist ja kas me teeme neid asju ja kas me täna neid mänge mängime. Ja nad on väga juba nagu sisse elanud, aga tõepoolest raske on veel ennast nagu käivitada seda enesevaatluse protsessi. Ja nad tahavad, need suuremad lapsed tahavad väga juhendada neid väiksemaid. Nii et kui neil vähegi aega on, siis nad küsivad, et kas me võime ka tulla, et me tahaks nii nendega, et kuidagi mängida ja neid nagu edasi arendada. Et see on hästi vahva, et nad ise tahavad juhendada neid nooremaid. Et teil on siis praegu, kui ma nüüd kuulan, tundub, et teil on käimas siis ka laienduskoolitus käsiraamatu järgi. Kas on nii?
me praegu ikkagi nende vanemast õpilastega lõpetame seda raamatu järgi seda koolitust, sest et paraku on nii, et päris nii ju ei saa, et iga kord me jälle võtame uue peatüki, et tihtipeale läheb see jutt mujale ja mõnikord ei sobi need teemad ja tegevused üldse nende meeleoluga, et siis teeme seda, mis parasjagu läheb peale. Aga kuhu maale te juba jõudnud olete? Et siin on 20 erinevat teemat. Kus te olete? Ma löön kuskilt lõpu poolt lahti, siis interneti turvalisus. Selle me võtame läbi varem juba. Teil on juba ette see kuskil. Teete natuke oma järjekorda. Nii, abistamiskäitumine. Seda me ei ole kindlasti teinud. See meil ei ole meil olnud, jah. Et selleni me peaks nüüd jõudma. Väikestega oli meil just see mingi konflikt, vaid seal oli konflikt ja kiusamiskäitumine. Kiusamiskäitumine, õige kuulamine. Need punased teemad sellised. Veidi tulised. Veidi. Jah, päris ajaga kaasas käivad. Eks igapäevaelu ju tingib ka neid teemade valikuid. Kas juhendajal on mugav, kui tal on käsiraamat? Väga mugav. Väga mugav on töötada niimoodi, jah. Mingid lemmikud kohad on ka välja kujunenud siit raamatust või võite võtta ja vaadata? Et lemmikud kohad, lemmikud teemad, et ja muidugi minule endale on meeldinud see vihaga toimetuleku pool, et seda, kuidas nagu lastele nagu natuke tagasisidestada ja panna nemad tundma esialgu nagu tunnet, et kui nüüd laps on vihane, mis temast peegeldub teistele, et kui ise vaata läbi mängida see kõik, kuidas siis nagu lapsed tunnevad ennast ja see nagu selline rollimängude või selliste natuke tobedate mängude läbimängimine emotsioonide näitamiseks. Mulle endale see hullusti meeldib, et see tagasiside laste poolt on täpselt see, mida sa nagu ootad, nad hakkavadki mõtlema, mismoodi nad tegelikult välja paistavad. Et sa võid olla vihane, sa võid teisi solvata, sa ju ei näe iseennast kõrvalt, sa arvad, et sa oledki õige Mihkel seda ütlema parasjagu. Aga kui sa oskad vaadata teist inimest, kui punane ta näost on ja kui inetuid sõnu ta tegelikult ütleb ja kui valusasti kõrvalkuulaja seda nagu kuulab, siis nad nagu aduvad teinekord ka seda, mis tema tegelikult välja näitab. Et see jõuab palju paremini kohale kui see, kui ma lähen õpetajana, ütlen lapsele, et sa ütlesid väga inetusti praegu. Tema seda ei kuulnud, tema seda ütles. Et sellised nagu rollimängud on hästi olulised siin, et ma tean peast, et mulle meeldib see väärtuste teema ja see intrigeerib alati ka kolleege. Ahah, kuidas sa seda tead? Sest et me oleme näidanud neid töid, mis me oleme teinud ka õpetajate toas, lastel loal loomulikult. Ja see tekitab arutelu. Et kuidas noorte väärtused ja siis täiskasvanute. Okei, ise kui huvitav teil seal on. Meil on väga huvitav. Ja seda kõike tore kaudu. Kas tahate äkki mingi loo rääkida sellega seoses? Mis seal viimati see värvikas oli või mis see näide võiks olla? Et mis seal tekkis siis seal õpetajate toas, kui te näitasite mõnda väärtustega seotud töö tulemust? Kas ma leian selle väärtuste koha praegu üles? Kas see on see väärtuste ehituskivid, see kooli ehitamine, see maja, fundament ja need? Nii. Et tihtipeale on täiskasvanu väärtused ja õpilase väärtused natuke teistpidi reastatud või hoopis nihkes. Ja see, kuidas siis tulemused, laste poolt üles ehitatud väärtuste tulemused jõuavad täiskasvanute ette ja siis need tekitavad päris tugevat poleemikat, et vahel on ka see positiivne, vaata, kui hakataksegi mõtlema, et miks on nüüd see, näiteks see kivi on selle koha peale tekkinud, et kas on nagu
midagi ka võimalik õpetajatel muuta oma õppetööprotsessis või niimoodi võib ka mõista, kus koha peal on jäänud mingi asi tegemata võib-olla rohkem, et peaks suunama. Et kui või mingis asjas tunnevad lapsed ennast ebakindlalt ja halvasti, siis saab ka seda nagu jagada milliseid õpetajatega. väärtusi näevad lapsed ja milliseid väärtusi näevad täiskasvanud õpetajad, mis on tähtis kellegi jaoks. Noh, nende pinnal kõige suuremad vaidlused nii elus kui ka ühiskonnas käivadki väärtuste peale. Et kui varem oli see väärtuste sõna selline hästi pidulik sõna ja tekitas alati mingi väikse sellised, mis asi see väärtus nüüd on ja et ilmselt ka tänu sellele raamatule on see väärtuste asi ikkagi ka laste jaoks palju selgemaks saanud, et mis asjad need väärtused siis on meie elus. No seda on kõike nii huvitav kuulata. Tahaks kohe teie õpetajate tuppa sattuda sellel hetkel, kui tulevad noorte tööd sinna ja mis poleemika seal lahti siis läheb. Aga siis, kui te juba siin noori toote ja nende selliseid taipamisi, et siis mis te veel märganud olete? Mis ikkagi, te olete 4 aastat teinud, et miks te seda edasi teete? Mis noortega juhtub, et mingi esimene mõte siin küll oli, et nad saavad seal enesekindlamaks ja juba on ise eestvedajad. Aga veel, kas sellist asja on vaja? Kindlasti on vaja. Sellistel teemadel, nagu me siin käsitleme, nendega ju eriti ei räägita ja üldse ega õpetajal ei ole väga palju aega vahetunni ajal nendega rääkida muudest asjadest kui õppetööst. Et ma arvan jah, et lastel on sellist teistsugust kokkusaamist vaja. Ja mitte, et see oleks mingi puutööring või trenn, vaid just selline rääkimise koht. Ja me saame ju neid sedasi kõige paremini mõjutada, kui me räägime nendega nagu sõpradega, mitte ei vaata ülevalt alla. Lastel on võimalus enesesse vaadata, enesesse piiluda ka läbi nende mängude ja teadmiste, mis nad meie juures seal omandavad. Ja kui nad midagi teevad sedasi, võib-olla mitte kõige paremaid tegusid, siis ja kui ma juba vaatan otsa, siis see laps ütleb, et jah, ma tean, ma olen torekas. Ma ei tohiks niimoodi teha. Et see on hästi tore. Et vanematel ongi nüüd juba see hoiak kooli peal, et ma ei saa teatud asju, ma ei saa endale nagu väga lubada ja samas vanemad õpilased on ka sellised, kes nooremaid juba jälgivad ja kutsuvad natuke korrale ka, et neil on nagu oskused ja teadmised, kuidas seda teha. Eks see vedamise mõte ongi selline nagu sulalumi, et kui me hakkasime seda tegema, et hakkame tegema, vaatame, mis tuleb, on ju, aga nagu iga selle lumepalli keeruga me arenesime nagu ise, meil tekib endal huvi, kuhu me välja jõuame. Et see ongi nagu üks selline minu jaoks nagu lumelaviin, iga külg arendab ise ennastki juba, et see ei ole niimoodi, et me muudkui targutame lastega ja räägime. Tegelikult need lapsed oskavad vahel niimoodi vastata, et ma õhtul päris tõsiselt mõtlen asja üle järele ja ütlen, et vau, ma sain selle lapse käest praegu ühe nipi. Et see võib olla üllatus täiskasvanutele, aga tihtipeale lapsed oskavad ka meile vastata küsimustele nii, et sa ei olegi seda külge üldse asjal näinud. Et see minu arust on kõige toredam. See kõlab küll nii ägedalt jälle. Jah. Ja nii toredalt, on ju. No tore, kui on tore. Tore, kui koolis on tore. Ma tean, et teil on pool aastat olnud ka seda õnne, et teil on koolis täiesti oma tore vant. Mis sellest hetkest alates koolis muutus, kui teil on oma tore vant? Meil on veel toredam kindlasti. Tore vant saabus meile kahjuks raskel ajal, sest siis olid igasugused haigused kallal kõigil ja lapsi oli koolis vähe aga sellest hoolimata saabus ta sedasi lustakalt. Ja meil olid ka temaga seoses, me tegime ühe video, kui torevanti saabumisest,
kahjuks seda me ei ole veel avaldada saanud, aga ma loodan, et me saame selle peagi avaldada. Ootame väga seda videot siis, kuidas ta teile sinna saabus ja selle torevandi sees olemise kohta on olnud päris selline väike võistlus, 2-3 last on niimoodi kohe-kohe, nii kui ütled jälle, et peaks äkki kasutama. Kahjuks väga paljud head mõtted tõesti selle viiruse perioodil jäid lihtsalt realiseerimata, et lapsi ei olnud, lapsed olid haiged, aga see torevant on meil olnud päris mitmel üritusel, nii et meil oli kooli sünnipäev parasjagu siis, kui torevant saabus. Et see oli peaaegu nagu kingitus. Just. Nii, aga kui vaatame siis ikkagi positiivset suunda ja seda, et tulevikus, või mis teil siin kevadel näiteks plaanis on mõni hea mõte, mis noortel just, et mida nad seal siis, millest nad teid tõmbavad? No nemad tahaksid õudselt ikkagi kohtuda nende naaberkoolide torekatega. Kas see oli meil eelmisel aastal või eelmisel sügisel, kui me kutsusime neid teisi endale külla ööbima ja siis meil oli palju toredaid aktsioone seal. Ja nüüd nad käivad ja räägivad, et kutsume aga uuesti. Me käisime ise sügisel Valga põhikoolis, oli sama analoogne üritus. Et ilmselt me ikkagi midagi nendega nüüd kevadel ka selles suunas teeme. Ja siis mõtlesime me kooli sotsiaalpedagoogiga, et kuna probleeme on tegelikult seoses laste pikaajaliste puudumistega ja koolist eemalolekutega ja õppimistega ja kõigega on nagu päris palju, siis me mõtlesime, et me teeme torekatega ühe pidžaama õhtu, kus saab meil olema siis ka nii-öelda pihitool. Tartu Ülikooli noorte tudengite abiga äkki saame luua midagi, aga see on visioon. Aga mis seal pihitoolis hakkab juhtuma siis? Pidžaamas lähed istud sinna või? Jaa, pidžaamas lähedki istud sinna, aga igaühel on oma pidžaama mure. Ja kui õpilasel on mure, mida ta ei saa rääkida õpetajale näost näkku, mida ta ei taha võib-olla emaga rääkida, aga on nõus rääkima kellegagi, kelle nägu ta ei näe ja kellegagi, kes teda ei tunne ka ja seda kirja ei pane, aga võib-olla see keegi oskab talle mingit nõu anda. Et see oleks nagu üks nurk seal lihtsalt, et tahaks rääkida tervisest, tahaks rääkida enesehoolitsusest, hügieenist, tahaks rääkida tüdrukutele võib-olla natukene naiseks olemise tarkustest. Ja selline plaan oli, ja torekatega koostöös, nii et... See on tore noortelt siis tulnud see idee? Jah, üldiselt tuli. Ja torevant võib saada ka endale võib-olla uue soengu. Äkki torevant ongi see seal pihitoolis seal teisel pool või? Võib ka olla. Võib täiesti juhtuda. Tema südametarkusi tahaks kõik teada ju. Just. Et ja no väikeseid mõtteid on veel, aga eks need tuleb kõigepealt täide saata ja siis rääkida. Praegu mul meenub siuke asi, et Vapu, sinul on umbes sama kaua, nagu teil on olnud koolis torevant ja panemegi selle saate lõpus ja praegu selle nalja, et sul on sama kaua olnud juhiload. Kas on nii? Minu juhiload on oluliselt vanemad. On vanemad või? Ma olin 18, kui ma juhiload sain. Okei, aga miks siis, kui ma sind kutsusin, sa ütlesid, et ma ei tule Tallinnasse, et ma ei saa, et ma olen umbes nii värskelt, ma ei tea, mis kõik. Ega juhiload ju ei juhi, ikka ise peab rooli istuma. Sõitma hakkasid siis alles nüüd hiljuti või? Sõitma hakkasid hiljuti, jah. Võt siuke lugu hoopis. Jah, räägime selle nalja ka ära. Räägime ära, jah, kuidas sa siia said. Ja siis saadame vaatajad nädalaks ajaks jälle eemale, et tulge jälle tagasi, aga kuidas sul tulemine siia oli üks huvitav? See oli jah. Ma ikkagi pelgasin natukene seda suurde linna sõitmist, et meil seal on nii vähe autosid. Ja siia tulles oli neid ikka oluliselt rohkem. Ja meil on linnas ainult üks valgusfoor, et siin oli neid juba
teel nagu linnapiirist kuni siia stuudiosse oli neid oluliselt rohkem. Et jah, aga sain hakkama. Ja tahtsin rääkida veel sellise loo, et kuna ma olin ikka väga algaja, siis kui ma esimest korda kohtusin teel politseiga, siis politsei tahtis muidugi, et ma puhuksin, aga mina avasin kõik aknad peale enda akna. Et puhumine oli väga keeruline. Aga sain ka sellega lõpuks hakkama. Ikka said enda akna lahti lõpuks? Jaa, lõpuks sain ka enda akna lahti. Mida võib? Aga see on kõigile õpetuseks, et tuleb oma mugavustsoonist välja tulla ja ikkagi proovida asju, mida sa kardad. Ja vot, siis võib-olla saab kunagi meister sellel alal. Igatahes ma olen väga tänulik, et sa võtsid selle teekonna ette, vaatamata selle, et sa üldse ei tahtnud. Nüüd oled sa selle ära teinud ja sa saad kohe patsutadagi endale. Yes, tehtud. Tulen järgmine kord jälle. Kuki-muki selle Tallinnaga. Vaata, et kallid, tulge jälle tagasi stuudiosse. On tore, kohtume juba järgmisel nädalal.